siis armas Mõisaküla rahvas. Täna on siis 5. august ja kell on saanud täpselt 6 või kontrollime kellasid. Ja on siis ta õnnelik päev või on ta kurb päev, aga on saabunud see hetk, kui peame ära lõpetama oma hästi kaua ja terve aasta oodatud kodukandipäevad. Ma ütleks nende kodukandipäevade kohta sellel aastal, et mina isiklikult neid 3 päeva siin organiseerides ja kõrvalt vaadates ja ise üritustel osaledes mitte sellepärast, et ma ennast kiita tahaks, vaid ma tahan öelda inimeste kohta ainult kiidusõnad, sest rahvast oli palju. Üritustest võeti osa, lapsed olid aktiivsed, et kõik nagu toimis ja ma arvan, et need olid ühed väga vahvad kodukandipäevad tänu sellele, et just oli aktiivne rahvas, kusjuures ei seganud meid vihm, ei heidutanud meid tuuled, kõik toimus. Kui Mõisaküla teatrisse müüdi ära praktiliselt 300 piletit, kusjuures me ei kuulutanud seda mitte kuskil, tsirkusesse ütlesin või? Tsirkusesse müüdi ära 300 piletit, kusjuures mitte midagi kuulutamata, ainult Mõisaküla linnas oli kuulutus. Ja tsirkus oli väga vaimustatud järjekordselt sellest Mõisaküla linnast ja lubasid meid kindlasti veel külastama tulla. Kui eile pidu õhtul sai ära müüdud 1000 piletit, reede õhtul 500 piletit, need on natuke siiapoole sinnapoole arvud, aga mitte väga oluliselt suured muudatused. Ja Laat, Hendrik Normani kontsert, täna unustamatu Eino Seljamaa etendus lastele suveaias, tõsiselt unustamatu etendus. Et mina isiklikult kuskilt norida ega vinguda ei oska, pahandusi ei juhtunud teadaolevalt suuremaid. Tubli turvameeskond oli peoõhtul meil abiks, kellest oli tõeliselt suur abi. Ja muidugi ei toimu need kodukandipäevad ei ainult tänu minule, ei ainult tänu linnavalitsusele, või need kodukandipäevad saavad alguse ikkagi meist endist. Ja suured tänusõnad ütleks ma, kõige suuremad tänusõnad ütleks ma Mõisaküla linnahooldusele, kelleta ei oleks need nii ilusad, puhtad, lillelised, rohelised, muruplatsid niidetud. Suured tänusõnad ütlen ma kindlasti kooliperele, lasteaiaperele, kultuurimaja perele, linnavalitsuse töötajatele, meie taidlejatele, meie esinejatele, kes on absoluutselt igal ajal väljas ja nõus esinema. Ma ei tea, kui ma nüüd kedagi ära unustasin suure ähmiga ja kurbusega, et päevad läbi saavad, siis andke mulle andeks. Aga oli ilus. Olid ilusad 3 päeva. Olid ilusad rallivõistlused, olid võrrikrossid. Tore. Ja tore oli ikkagi see, et nii palju rahvast. Miks on, kõik küsivad, et mis on selle Mõisaküla fenomen, et siia nii palju rahvast kokku tuleb. Nuia rahvas eile tuli muga rääkima, ütles, et Nuia kodukandipäevad oli peoõhtud rahvast tühjad. Et miks tuleb siia rahvast? Ma ei tea, miks tuleb, aga see on muidugi väga tore, et tuleb. Ja ma tahaks ikkagi veel öelda suure aitäh Mõisaküla rahvale ja tervele linnavalitsusele ja kõigile, kes on siin abis olnud. Ja sellega ütlen mina, et kohtume juba aasta pärast Mõisaküla kodukandipäevadel. Ja nüüd annan sõna linna peale. Tere, kallis Mõisaküla rahvas ja nüüd on see hetk käes, millal me lõpetame need ilusad päevad. Tõesti oli tore. Saime vihma, mida me saime ka ilusaid hetki ja ma tänan kõiki Mõisaküla linna kodanikke, külalisi, kes meil siin käisid ja kõiki neid, kes kaasa tegid. Eks me hakkame järgmine nädal kokku võtma. Tavaliselt on meil nende kodukandipäevadega seotud kuskil circa 40 inimest. Ja see on väga hea, et kõik tulevad appi, aga nüüd ma tahaksin sel ilusal päeval tänada eriti neid, kes olid väga tublid ja need lähevad ka lippe langetama. Need on siis kultuurimaja juhataja Laine, näiteringi koori juhataja Kadi ja väga aktiivne
meie Mõisaku linnas nii muusika tegemises kui ka helitehnika tegemises kui ka spordi tegemises hullud. Ja nüüd siis mina ütlen, et ametlikult on kodukandipäeva lõppenud. Vaadake siis rahva poole ka. Kodukandipäevade lipp jääb üles, nii et ei ole veel lõppenud. Nii, okei, nüüd puhk. Ja meie väikest lõpetamist jääb siis lõpetama puhkpilve. Valivad daamid. Ja tantsida võib ka. Jäävadki ise. Aasta pärast.